Tere päevast, lugupeetud televaatajad! Mina olen Juss ja tänasel palaval päikesepaistelisel päeval oleme me kogunenud siia kohiseva ojakese kaldale, et vaadata, mis mul täna teile välja pakkuda on. Hakkame siit esimesest paunast pihta, mul on siin paunasid mitu tükki. Siit vaatad meile esimesena vastu Eesti torupill. Ja mitte lihtsalt Eesti torupill, vaid minu isiklik Eesti torupill. See on natukene teistsugune kui teised Eesti torupillid. Ja sellel on ka põhjus, millel ma praegu pikemalt ei peatu, sest meil on lühike formaat. Nii, siin on üks puust sarv, minu tehtud, väga ägeda kõlaga pill. Üks vilepill on siia sattunud, siin on veel farmupille, mõned vilepillid veel. Vaatame edasi, näed, üks Eesti torupill veel siin. See on nüüd harilik Eesti torupill. Natukene teistsugune, mõned vilepillid siin veel ja väga palju vilepille veel seal. Vilepillidega kipub olema nii, et kus on, sinna tuleb juurde. Nii, siin on üks Ocarina. Igavene äge riistapuu. See on tehtud Krimmis, siis kui Krimm oli veel vabas maailmas. Loodetavasti on ta varsti jälle seal tagasi. Siin on üks Ocarina veel, see on valmistatud Viljandis. Selle ma olen ise teinud, see näeb väga naljakas välja, aga töötab väga mõnusalt. Ocarinat on üsna lihtne teha tegelikult. Sellest ma võin teile pajatada, kui me ühel päeval aega saame. Vaatame siis vahepeal, mis siin kastis on. Siin on juba selliseid imelikumaid asju võib-olla. Siin on mõned sarved, paar tükki sokusarvest. Siin on üks hirmuäratava veise, tohutu suurest sarvest tehtud pill. Parmupillid, parmupille on ka palju, kus on, sinna tuleb neidki juurde. Ja siin on veel parmupille, mõned kilgipillid ja muud väiksemad vahvamad vidinad seal, mis siin on. Veel Ocarinasid. Ja loomulikult, mis see veel võib olla? Seda saate te teada siis, kui me kohtume kontserdil. Sellepärast, et iga pilli kohta on nii palju rääkida ja loomulikult ma tahan teile neid ju ka mängida kõiki, nii et seda me täna tegema ei hakka. Kohtumiseni!